esimest katset me läbida ei saanud, sest tuli enne punane lipp ja pidime selle läbi sõitma lihtsalt vaikselt, aga teisest katsest alates proovisime võimalikult kiiresti sõita, et ei peaks teistel läbimistel liiga palju pingutama, et autot lõhkuda. Aga jah, saime seal katsevõidud kätte ja vahe oli just mingi 11 sekundit teise hooldusesse tulles, et teise tiiru esimene läbimine oli ka päris head teed, ei olnud aukus ega midagi, aga teise tiiru teine läbimine oli hästi aukus ja seal võtsime rahulikult, et mitte autot lõhkuda. Muljed olid väga head, katsed olid fantastilised, väga kiired katsed olid kohe kindlasti, sai auto võimu ära kasutada väga hästi ja šikaanid tulid ka palju paremini välja kui enne. Alguses sai ühe puute, kuid me suutsime hoida seda stabiilset rütmi ja rohkem trahve ei saanud. Lõpupoole läksid katsed suht katki, me väänasime sooba täitsa ära ja siis oli lihtsalt eesmärgiks jõuda lõppu. Kuid me jõudsime lõppu terve autoga, pean kummardama MRF-i ees, et rehvid katki ei läinud, seal olid mõned ikka väga suured löögid. Läksimegi esimesele katsele 2 kruusarehviga, 4 slikiga, ehk et pagasnikus oli 2 slikki, tagaratastel oli 2 slikki, ees olid kruusarattad. Kuna see katse jäi ära, siis me saime talle rahulikult läbi sõita ilma riskivabalt. Ja teades, et teine katse oli täielikult asfalt, siis tuligi sinna katsele alla kõik 4 slikki ja kruusarehvid pagasnikku. Sealt ka ütleme esmakordselt muidugi selline üllatavalt absoluudi võiduaeg, aga kuskilt ikkagi saime ühe puute, nii et sealt saime 10 sekundit karistust ja pidime sellega leppima, mis teha. Et jah, järgnev läbimine oli see, et sama see esimene ära jäänud katse oli tegelikult ka punktikatse, kus enam nii riskialdid me ei olnud, et me taga slikrehvidega läheks ja sõidaks siis nii-öelda mitte punktidele, siis ühed rehvid, ühe tükipaari veel nagu vahetasime omavahel ära, ehk et me läksime 3 kruusarehviga ja 1 slikiga sõitma. Ja siis pagasnikus 2 slikki, ehk et natukene andsime kruusa peale pidamist juurde, asfaldilt võtsime natukene maha, et sõitsime 3 slikiga. Kohati, kui sa vaatasime videoid järgi, siis ikka sealt osadest sikaanidest sai sealt 120-ga läbi tuisata. No selle päeva teise poole ilmselgelt oli kruusakatsed täielikult kruusarehviga, välja arvatud siis 4. AKP-st väljasõit. Panime pagasnikusse 2 slikrehvi, mida oli muidugi siis kruusakatsetel vaja kaasas vedada nii-öelda, et neid viimasesse ristikeina kasutada. Panime sinna siis 2 kruusarehvi alt ära eest esiveosillalt. Need pagasnikusse ja pagasnikus siis 2 katset kaasa veetud slikke, mis siis, ma loodan, et siis ka ristikeina sõites edu andsid. Me siis täna lähenesime natuke taktikaliselt, võtsime endal vihmaslikid kaasa. Plaanis oligi kohe, või tegelikult võtsime need kaasa üldse selle viimase lilleviie jaoks, aga siis selgus, et üks katse ongi puhas asfalt. Ja kuna ma teadsin, et mul need odavrehvid asfaldi peal ei pea ja seal oleks muidu kõva kaotust tulnud, siis nüüd tuli kõva võit. Niimoodi, et asfaldirehvid ees ja kruusarehvid taga. Et sai sõidetud küll ja kokkuvõttes saigi täna niimoodi ilusalt, puhtalt ja kindlalt sõidetud. Siukseid äreva momente nagu otseselt ei olnudki, ainult kui selle 7. katse läbimine oli siuke, et hoidsid hinge kinni, et auto ühes tükis püsiks ja meil hakkas käigukast natuke imelikku häält tegema, mis natuke hirmutas, aga maha ka ei saanud lasta ja õnneks sai ilusti kõik sõidetud ja